tšau! Oleme siin ja teeme filmi ja järgmine päev on. Kohe näitan teile mu isi toob praegu puitu ja me käisime ühes puidupuuas, ma ei tea, mis selle nimi oli, aga me saime neid sellest puuast ja ma ei tea, kui palju see isi. See oli päris kõvasti. Ehitusmaterjali avastasin, et mitte avastanud, me saime teada, et saime kooskõlastuse, et võime teha uue reisisaate, aga seekord tuleb minu oma autodega ja autos ei ole magamisalust, eks ju, ma olen laua peal maganud 2 ööd ja ostsin siis vineeri, mõtlesin, et hoian kokku, ostan tavalist vineeri ja siis 1 plaadi niskus või seda, need on niskuskindlad ja 1 plaadi veekindlad vineeri. Aga see, et vineerid nii propelleris kõik on, seda ma ei kujutanud küll ette. Paneme raskusest siia peale ja siis tuleb auto sisse ajada ja siis tuleb mõtlema hakata, et kust otsast alustada, aga mul pole raimu, ma pole ise varem sihukest asja teinud. Aga kunagi on ikka esimene kord ja see esimene kord on nüüd täna. Kätte sain. Sihukese paneel on siis. Ja tegelikult, mis ma avastasin, huvitav asja avastasin, 2 kruvi oli puudu, et need kruvid, mis siin üleval ees, siin, pidid tegelikult seda paneeli kinni hoidma, et kruve ei olnud. Kui ma vahepeal internetist otsisin, kuidas see paneeli lahti teha, siis seal räägiti, et siin on 2 musta kruvi. Minu need kruve ei olnud, et siis tuleb panna. Aga nagu näha, siin taga on päris tihe elu. Ma vaatan, ma lämmutasin auto ära. Mis sa arvad sellest? Mitte midagi. Mul on see lemmikkomm ka. Teed me lemmikkommi või? Aitäh. Lehmakommid, mu lemmikkommid. Vot. Ühesõnaga jah, nüüd tuleb nuputada, et need USB-vidinad ei mahu siia küll kuhugi ära, et siin tuleb mingisugune peenem. See on see mu väiksem see USB-vidin, aga sellel ei ole siin väga ruumi, ainukene on see keskmine osa, see osa, eks ju, kus ei ole midagi. Siia saaks teha ruumi, panna mingit asju ja siis tuleb nuputada, kas siit kuskilt voolu saab ka võtta, no tõenäoliselt saab. Nii, ma avastasin, siit on veel üks asi puudu. See on muideks tehtud United Kingdomis, kui siit midagi välja paistab, aga siin on plekisklamber, igal pool on plekisklamber, ei, siin ei ole plekisklamber, see on käigi. Siin on plekist klambri. Rohkem vist öeldki, aga siin ei ole klambrit ja pole jälgi ka, et oleks kunagi olnud. Et mul Defenderist või mingi siuke värk järgi. Ma ei tea, kas see sobib siia. Tundub, et sobib, et ma panen selle siia külge. Keerad polti lahti, jah? Jah. Tubli poiss. Ma vahepeal võtsin eest jalga eest tule kustut ära ja vaatsin, et siia saab selle panna küll. Et siis paneks ta kuidagi niimoodi siia. Siin peal on see nupp, et kui hakkad kangutama, siis näed seda punast pressi ja nagu siit pressid, nii lendavad rimmad lahti ja kustut tuleb välja. Ma siit alt kuskilt vaadata, mingit auke võib-olla puurid, et ta siin just kindlalt ühe koha peal turvaliselt kinni oleks. Siis on hea võtta. Võt. Nii, aga mõtlesin mina, et keeraks selle korra ära, vaataks, mis siin all on. Sest, et kui me siia sahtliboksi ehitame, siis ei ole sellel matil siin mingit mõtet, et ta praegu siin summutab müra, aga see sahtel tuleb niikuinii siia paks ja kola täis ja ma ei tea, kas seda vaja on, sest et siis need poldid on ka lühemad, millega sahtlit kinni keerata. Need on nüüd lahti selle välja võtta. Kui ei saa, siis jätta sisse keera teised ka lahti, siis koos selle siiniga kätte. Vot, ja siin on nüüd need, mis ma kunagi liimisin siia kinni kereliimiga, need on siin väga ilusti, et ma mõtlesin küll, et ma panen siia risti nipukad peale, et äkki tuleb ära, aga ei tule kuhugi ära, kõik on väga tips-tops. Vot, väga hästi. See on minu selle lällari õige kinnitus. Ja ma tegelikult vaatasin, et siin on koht küll, kuhu saaks panna lällari. Selle saaks panna siia. Lae alla. Siis oleks äge, et siin ei jää ette, ei loksu peaga vastu ja siit on lühikene tee katuse vahele ja ma loodan, et siit vahelt, siit tagant saab antenni juhtmäeki ilusti
välja tuua ja ongi hea lühikene antenn, ei ole mingit auku kuhugi tegemist ja siia plastiku sisse võib teha, selle saab kinni liimida, see on hullu. Aga nüüd ma mõtlesin, et ma võtan uuesti need paneelid siit lahti ja vaatan, et mis siin taga on, et siin on pehmendus, ilmselgelt on siin mingi tala, et kas siia külge saab sellist asja püsivalt kinnitada või mitte. Vaatan telefoni ja taskulambiga, tegelikult ma leidsin üles, siin ei ole mingit tala, siin on lihtsalt üks kronstein, mille küljes on tüübliga lagi ja see tala on umbes 3-4 senti kaugemal. Ehk et ma ei saa seda lällerit siia kinnitada. Vähemalt mitte nii, nagu ma mõtlesin, aga mul tuli teine mõte. Äkki ma saan selle ikkagi panna siia, lihtsalt ma pean see teiselt poole midagi vastu panema. Sest lällar ei ole raske. Pean siia tegema mingi teiselt poole mingit kõva tüki taha ja siis ta ripub tegelikult selle tüübli näol siin. Mul on praegu siuke tunne nagu Aigaril, kui ta reisi peal ütles, et ta on kaval nagu rebane. See kronstein siin taga pildi pealt vaadates on piisavalt suur, et ma saan tegelikult siit keskelt selle augu puurida isepuuriva kruviga ja panna siia kinni ja siis see ongi siin jäigalt kinni. Ja ei olegi rohkem mitte midagi vaja teha. Nüüd ma näitan teile midagi põnevat. Võtsin selle asja siit ära. Näete, vaadake hästi hoolega, kas te näete, mis sealt paistab? Sealt paistab valgus. Mis valgus see on? See on see valgus, mis siit sinna sisse paistab. Mis see tähendab? See tähendab seda, et minu mõte lällari ja antenni juhe katus alt tuua siia külje peale välja ilusti on võimalik. Ülest leidsin, siin on need juhtmed, mis siis ülevalt selle veel lülitelt tulevad ja neid juhtmed peaks nüüd kuidagi ühendama üles tagasi sinna lällarisse. Lülitijalt ei saa neid võtta, sellepärast et lüliti lihtsalt lülitab relee sisse ja läbi kaitsme tuleb vool siia, kus kohast need juhtmed jooksevad, mul pole õrna aimugi, aga siit saame nüüd ära ühendada ja siis kuskilt kas siit ülesse või siit äärest ülesse. Siin on natukene keeruline, siis siin autos on päris palju airbag'e ka. Nii, terve hommikust. Eile siin mässasime Remiga natuke auto kallal ja sai igasugust pikka juttu räägitud, aga mulle endale pikk jutte meelde, siis teeme lühidalt, et räägin nüüd üle, et ühesõnaga Remi võttis siit selle katte põhjast alt ära. Minu point oli see, et kas seda on siia vaja ja teine siin see, et see soojustus müraisolatsiooni matt, mis siin on väikeste suguste nurkadega, et ma pigem teen siia siledalt selle plaadi ja saab siia sahtlit teha. Selle plaadiga on nüüd see lugu, et käisin, ostsin siis vineeri, tahtsin saada niiskuskindlaid vineere ja filmivineere ja siis kui ma ära maksin ja tõstuka toodi, siis ma sain mingid kõverad tahvlid, millest minu meelest need niiskuskindlad on kõik tavalised vineerid ja filmivineeri asemel sain veekindla vineeri, aga ma mõtlesin selle peale alles siis, kui ma juba peaaegu kodus olin ja ma ei viitsin tagasi sõita, et võimalik, et ma ei tea, ma ei ole nii kõverid tahvlid näinud, sellepärast ma panin siia raskused peale, et äkki lähevad sirgemaks natukene. Saan hakkama, et mul on vaja siit tükke lõigata ja tükid saan panna nurkade ja kruvidega ilusti, et nad sirgelt seisavad vist, ma loodan, aga ühesõnaga läks pekki see värk. See on lühidalt kõik. Rohkem midagi asjalikku eile tehtud ei saanud, aga täna siis hakkan riiulit mõtlema saagima. Vot, selleks paneme käima ühe timelapsi, sest et kogu aeg kaamera käes vehkida ja saa ääres seletada võtab kolle kaua aega, muidu ma ei jõuagi kuhugi, sest 6 nädala pärast on start uuele reisile ja enne seda on vaja veel mitmed asju ära teha, siia mingi töö tuleb panna ja värgid, et läheb veits aega. Tähendab, tuleb teha kiiresti, ühesõnaga, just.
sahtlid on peaaegu valmis, täitsa töötavad. Et üks sahtel on autos ka juba. Natuke veel nikerdamist on, natuke materjali puudu, et tahtsin siia muidu sellest veekindlast vineerist siukse nagu ilusa katte ka ette teha, et oleks nagu ilus tume, aga nüüd ei ole. Ja siis muidugi see tavaline vineer on liiga vedel, et kui ma siit hakkasin poldiga kinni tõmbama, siis see läks kõik kõveraks. Siis ma mõtlesin, et ma enam ümber ei viitsi ehitada, ostsin siukse plaadi, siia puurin keskele suurema augu sisse ja tõmban siis poldiga kinni. Ja selleks, et see polt sahtel ette ei jää, siis mul on tehtud siia siuksed veekindlast vineerist need liistud, igale poole tuleb panna. Sahtlil on selle võttes varuga ruumi jäetud, et siis tibiseb ka veits paremini. Vot, et täitsa loob ja magamisase on ka täitsa nitše vau. Siit saab selle niimoodi välja tõmmata ja siis läheb sinna ette. Ja siis saab siit tagasi lükata. Apsti, vaat siuke värk. Et lõpetamisjärgus. Kõik on muy bien, aga vahepeal on päkapikud käinud. Tõid hunniku nänni, mis ma siin kunagi aasta alguses vist tellisin, ehk siis põhjakaitsed igasugused. Paagikaitse, eeskaitse, tagakaitse, tifrikaitsed ja ma ei tea, mis iganes kaitsed veel. Ja lisaks siis veel need molleplaadid, mis käivad nüüd siis siia väljapoole äärde, et saab siia mingeid asju riputada, näiteks mingeid peeganistreid või asju või labidaid või ma ei tea mida. Aga lällari jaoks ma tegelikult selles mõttes ongi hea, et tark ei torma, on ju. Et ei ole vaja rapsida kohe kõik asjad piuh-pauh valmis ehitada ja siis pärast mõtleda, et oi pekki, nüüd läks valesti, oleks nüüd uuesti teha. Mina olen siin nüüd paar päeva mõelnud, siin oli see kinnitus, eks ju, ja siin oli 2 auku. Mis ma teen on see, et ma puurin need augud siit läbi ja panen siia tõmbmutri. Neediga tõmban selle mutrise kinni ja siis ma saan raadio ilusti poltidega siia kõvasti kinni keerata, et ei lähe mitte kuhugi ja kui ma tahan selle raadio ära võtta, siis lihtsalt keeran poldid lahti ja panen mingid ilusa mööbilipoldid ette ja ongi kõik hästi. Vot, täpselt nii liht ongi. Ei ole mitte midagi keerulist. Tuleb lihtsalt natukene kauem mõelda ja siis ongi mõte valmis. Ja siit siis kuskilt sellest samast tuleb ka auk läbi teha, et antenni ja voolu ühe läbi tuleks. Vaat siuke värk. Ja siis vahepeal ma tegelikult sain veel natuke nänni. Kullerid käivad kogu aeg muudku toovad midagi, aru ma ei saa. Aga kus ma panin selle? Ostsin neid pistikuid siin igavese hunniku, ehk siis see auto peal on need lülitid või pistikud, eks ju siuksed. Need on mingid special värgid. Ja kui Oomi poest vaadata, siis üks maksab 17 € tükk. Aga Amazonist Hiina koopia selle sama asjale, mis on 10 tükki või 10 €, midagi taolist, nii et täitsa vau. Ja samal ajal tulid ka siuksed salongi valgustused, kui me hakkame nüüd kino tegema, kui me siin nüüd juba siis 5 nädala pärast stardime uuele seikusele, siis kuna siin autos on nii pime ja kui Jaan minu nägu filmib ja ma tahan teile mingit lolli juttu rääkida, siis oleks parem, kui nägu paistaks välja ka, et te näete, kes seda lolli juttu räägib, et siis vaja tuli mõned panna, et muidu ei ole valgust vähe. Ja siis, kui ma komplektis oli 2 tükki, siis ma võtsin, et teise võiks tegelikult siia panna kuidagi. Et kuskilt külje pealt voolu vedada ja siit siis on hea valgus ka tagumisel osalega. Noh, vaatame tasapisi. Ehk siis nüüd ma rääkisin jälle kõik ära, mis ma nüüd teen ja nüüd ma pean seda kõik ära tegema ja siis ma saan näidata, kui see valmis on. Nii et vaatame nüüd timelapse ja kohtume mõne aja pärast. Siit, see on see airbag, mis ma rääkisin, läheb siit ülesse airbagi tagant, lükkasin traadi sisse ja see tuleb kuskilt, siit tuleb välja ja siit lükkasin teise traadi sisse, ma kunagi keevitsin alumiiniumi, siis on see keevitustraadid, neid ei hunnik järgi, need on head pikad, saab igal poolt sisse lükata ja siit alt tuleb välja ja siin on siis need juhtmed, kuhu on vaja ühendada. Et siis sealt tulevalt nupust läheks vool sinna raadiosse. Ja selle raadio, selle siis panin poltidega kinni hoopis ja hakkan neid mutterid panema ja tõmbmutterid siin sisse, et toppisin ülevalt poldi läbi ja tõmbasin mingule ja seisab siin väga hästi. Antennijuht ma lükkasin ka juba läbi siit august. Et paneme siia sisse need asjad ära, siis vaatab, mis
mismoodi selle kinnituse siia saab teha, et ise ta näeb siis välja siukene ja siia vahele saab panna siis mingi kronsteini, mis ilmselt kuhugi selle toru külge tuleb ja need vidinad keerasin ka vahepeal külge. Et jah, nüüd on nii. Siia saab siis tegelikult, ma veel mõtlen, kas ma panen siia siuksed ATV tööriistakastid, mis ma kunagi Defenderi oli, et saab siia mingit asju panna, et aga ma ei tea, kas on vaja asju panna, sest et sahtlid tulid tagant nii ägedad, et kõik asjad saab ära panna. Et siuke äge süsteema. Sahtlitega muidugi on see häda, et need pisikesed kolmnurgad, mis siin on, või need nurgad tähendab, mul oli neid natukene puudu, et see sahtel on ilusti kinni, aga siin sellel sahtel sellel sahtel olemas. Sellel sahtel jäi puudu, et siin need küljed on natuke lahti veel, irvitavad siit, aga see viga on kergesti parandatud, tuleb korra ehituspoes käia ja leida on õiged nurgad, Keilas kahjuks ei olnud neid, et tuleb teinekord linna minna, siis linnast tuua. Võt, aga nüüd ma pusin siin natukene neid juhtmeid välja ja siis selle sama lällari pistiku alla ma panen ka selle kaamera valguse. Et seda ei ole niikuinii eraldi vaja ja isegi kui on eraldi vaja, siis saab korraks lällari lüliti sisse panna ja saab ka sinna alla voolu. Nii, valmis. Power. Tuli põleb. Ja lällar peaks ka nüüd käima minema. Kus see kadus? Pilt tuli ette. Kas sa nüüd kuuled mind? Kuulsin. Vägev. Aitäh, kõik. No ma praegu ei rääkinud raadiosse. Remi oli üleval käsijamaga ja nii et töötab. Väga hästi installeeritud. Aga üks asi on veel, ma ei tea, mitte üks asi, aga üks asi saab ringi teha. Antenni kinnitus, ma vaatasin, ei tulnud kõige parem välja. Et kui me siit nüüd vaatame, siis ilusti siin kere ligi on, aga probleem on see, et see kõigub kogu aeg terve sõidu. Ja ma arvan, et ta lihtsalt murrab siit ära. Et ma pean mingis paksemas materjalist tegema. Aga päris. Nüüd tuleb see auk siin veel ilusti kinni möksida, et siit mingid sitikad sisse ei läheks. Kere liimi natukene pläkerdamist ja ongi valmis. Aga muidu väga lahe. Muy bien. Võttis aega, mis võttis, aga aega võttis ja valmis sai ka. Näete jah? Mina küll näen. Täiendasin seda konstruktsiooni natukene, kui ennem oli siin ainult see vinkel, siis ma tegin nüüd siia teiselt poole ka siukse vastutoe ja ütleme nii, et palju parem. Ma arvan, et nüüd ei juhtuda ka midagi. Et natukene mängib, mis on hea, aga enam ei mängi nii palju, et katki midagi läheks. Võt, ja siis on siin hunnik põhjakatteid, mis on vaja hakata külge keerama. Siin on ka üks eriti tähtis põhjakate, aga see on tegelikult osaliselt juba auto alla viidud. Poiss käis proovimas, kuhu see läheb. Et leidis õige kohe üles juhendi järgi, aga külge ei saanud panna. Siia, kus võrd ma mõtlesin, siia on hea panna neid küljetulesid. Siit saab kohe vist juhtmega ilusti ligi. Juhtmetega, jah. Need odavad Hiina pistikud ei sobi nendega. Suurus on küll sama, aga augud on hiinlastel väiksemad, nii et läks mu hea mõte sinna sammusesse. Pean ikkagi kalli raha eest paar seda õiget pistikut ostma, mis siia läheb, et ei peaks juhtmed lõikama ümber tegema. Ühesõnaga, paras nikerdamine on seal Inevese disainerid või õigemini, Inevese disainerid, nende traktorisildade disainerid on näinud ette, et inimesed tahavad mingit ilulilusid oma autole külge panna ja siis on seal ilusti need keermaaugud on olemas, see on plastikpunnid ees, aga sinna punni taha on ikka mingi sodi läinud ja keere natuke roostetama hakanud, et paras pusimine oli, et poldid sinna auku keerama hakkasid, et lasin sinna breikiliinerit, et sodi välja saada ja õli ja värki ja mitu korda niimoodi ja et peab vist testautol tegema, ma ei mahu selle rulaga sinna auto alla ikkagi igal pool ära, et madalaks jäi natukene. Tõstukit mul ei ole, mul on mingid pukid.
siuksed. aga need on nii nikelised, et ma ei julge seda autot nende peale panna. 3 tonni. noh, ma ei tea, võiks kannatada, aga ikkagi kuidagi ligade loged on see värk. et peaks mingid normaalsemad pukid ostma või siis minema kellegi sõbra juurde, kellel on tõstuk, saab üles tõsta, need asju palju lihtsam alla keerata ja mässata, kui roomata siin auto all kodus külmapõranda peal. Vot, aga nüüd on nii, et nüüd on vaja autoga natuke sõita, auto on siin juba üle nädala garaažis kinni olnud ja vaja natuke nässu ajada, et siis vaatame, mis edasi saab. Ma praegu ei tea, mis saab, vot, aga nüüd tada, like ja subscribe ja nagu ikka, olge vahvad. No nii. Käisime natuke eile metsavaheteedel sõitmas ja metsavaheteedelt siis ära tulles panin veisi, et juhata mind siis ära. Sõitsime siis seal erinevatel teedel ja ühe teise auto jälgede järgi ees ja mingi hetk sõidu ajal lihtsalt käis ehk siis tee peal oli suur vesi ja kõik oli lume all, sest ju lund sadas eile. Värsked autoheled olid ees, mis ilmselt oli kergem kui minu auto ja mina vajusin sealt jääst läbi. Ma olin seal jää sees natukene aega, sest ise ma sealt välja ei saanud. Põhimõtteliselt ratta kõrguselt oli vesi. Et ise ma sealt välja ei saanud. Tuli abi kutsuda. Ja läbi vajumisega see Euroopa stange, mis siin autol ees on, läks ka katki. Siit nurgast vajusin esimesena sisse ja see vajuski vastu ratast ja siit on nüüd asjad kõvered. Natuke mingid kriipsa-kraapsa on veel siin jääkahjustusi. Et see oli päris vastu ratast kohe, selle pidin siis väänama natukene eemale, et saaks ära sõita. Et aga jah, siin on miskid kõvered. Õnneks siin taga on mingi jahutusradikad, et see vist paistab, et vähemalt ei ole midagi lekkima hakanud. Pilt on küll igal juhul, jah. Ma siit vaatan, siis see radikas on nagu niimoodi. Ja kui ma siitpalt vaatan, siis see läheb kuhugi sinna võssa, et ilmselt peab selle üle vaatama. Seal võib olla mingi värk, et on kõver ja kui sirgiks väinad läheb puruks või ma ei tea. Ühesõnaga siuke lõpus lugu, et olge siis ettevaatlikud. Nii et nüüd on aega 5 nädalat, et auto reisis korda teha. Vot, siuke lugu. Aga nüüd õuarend auto.